kiri. Ju lapsena ihkasin merd ääretult mina. Ma tahtsin näha ta lainete valgeid harju ja lainetel liuglevat viirese varju ja vahuses õõtsuvaid kajakakarju ning kaugel kõikuvat üksikut purju. Ridderberg Tuglas. Meie lubadus. Tallinn on merelinn ja meri peab kuuluma rahvale. Lubame hoida mere ääre rahvale avatuna. Ja liigumegi edasi. Peeta promenaad on sündinud kõik vabatahtliku tööna tasustamata heas usus, et mereäär peab olema avalik ja ongi avalik ja me saame väikeste vahenditega selle ligipääsu ja mereäärse promenaadi tekitada. Me ei pea ootama suuri arendusplaane ja suuri investeeringuid. Ja ma annakski sõna Peeta promenaadi vabatahtlike tiimi juhile Anni Müüri peale, kes on väga entusiastlikult vedanud ka seda Peeta promenaadi sildistamist, et oleks ühest kohast näha, kuhu see edasi viib. Tere! Et me oleme jõudnud ajastusse, kus me oskame arhitektidena väga hästi modelleerida maju ja mereteades oskavad väga hästi modelleerida seda, mis toimub meres, mis hoovused liiguvad, aga mitte ükski tarkvara ei suudaks modelleerida seda, mis tunne on siin promenaadil kõndida ja näha igat viimset kui seda erilist kohta, et Peeta promenaadi nime me laenasime tarkvaraarendusest, et esimese suure hooga valmis tehtud, natuke küll kiirelt, aga katse-eksitusmeetodil. Ja selle võlu ongi natuke see, et siin on pärleid, mida me leidsime lihtsalt sellepärast, et me veetsime nii palju aega siin. Füüsiliselt iga päev inimestega suheldes seda kohta tundma õppides. Ja meie eesmärk veits on see, et kui see Peeta promenaad on nüüd avatud, et inimesed, kes tulevikus siin otsuseid teevad, kõnnivad ehk siin ka ja kogevad seda. Ja võib-olla nende otsused on siis natuke mõjutatud sellest vapustavast rikkusest, ajaloolisest, looduslikust rikkusest, mis meil siin on. Aga nüüd, kuna peame siis teid vastutavateks selle jupi eest, siis võite natukene sõna võtta ja siis on teile ka ülesanne nende valgete kinnastega neid roosaks määrida ja siis sellest promenaadist teha esialgu see Peeta ehk see värvimata jupp siis seal lõpuni viia. Taavi, palun. Aitäh. Ei, pikalt ei räägi, aga tegelikult on nii, et iga uus on taas leitud vana, et ma arvan, et esimesed 2-3 merepäeva läksid nii, kus siit kaudu veel läbi sai. Ja siis ühel hetkel meri tegi oma töö ja siit enam korralikult läbi ei pääsenud, kui hullem koht oli just selle värava juures seal. Eks nüüd siis vahepealsete aastatega on siit veel seda pinnast ära viidud, nii et jah. Raimond tuli ja küsis, et kas äkki saaks raha, et teeks selle see aasta korda. Ja kuna kommunaalamet kinnitas, et kui raha saab, siis teevad kohe ära, siis täpselt niimoodi ta tehtud saigi, et said kohe raha ja tegidki kohe ära. See on muidugi näide sellest, et tegelikult tihtipeale öeldakse, et eriti kui tegemist on reformimata riigimaaga, et see on täiesti võimatu midagi siin ära teha, sellepärast, et maaomaniku luba ei ole ja kes teab, millal ta tuleb, aga see on üks näide sellest, et võeti kätte, tehti ära ja nüüd ongi üks koht, kus saab ilusti läbi käia. Nii et
et mida see Peeta promenaad tallinlase, põhjatallinlase, Tallinna külalise jaoks tähendab? See tähendab seda, et me ei pea ootama 5 aastat või 10 aastat, kuni siin avatakse ametlik promenaad, mis ka kindlasti üks päev avatakse, vaid me saame mere ääres kõndida juba praegu. Et sellepärast ongi selle promenaadi nimi Peeta promenaad, et väga tihti enne nagu ametliku tarkvara välja laspist lastakse välja niinimetatud Peeta versioon. Et see on siis selline enne ametliku promenaadi avamist avatud kallasrada, mida mööda saab jalutada ja kõndida. Ja no Põhja-Tallinna jaoks on see väga hea uudis, et kui vaadata üldse Kalamaja kandis, eks ole, viimastel kuudel on teada saanud, et sinna tuleb uus põhikool. Üks suuremaid teederemonte, mis sel aastal Põhja-Tallinnas toimub, on siis ka samuti Vabriku tänav Kalamajas. Et siin kandis toimub väga palju, aga seda promenaadi ootavad inimesed tegelikult ka mujalt linnast ja mujalt Põhja-Tallinnast, sellepärast et eriti vanemad inimesed kusjuures, sest et see on olnud selline kinnine ala, siin on Patarei vangla, siin olid sellised objektid, kuhu tegelikult inimesi ligi lastud. Ja nüüd on tekkinud siis võimalus siis käia kogu see mere äär läbi. Et ma arvan, et see igale tallinlasele selline vabaduse tunne on päris suur asi. No kas nüüd mereaastale võib julgelt otsa vaadata ja siis ka ees olevatele merepäevadele? Jaa, kindlasti. See oli tegelikult, kui ma läksin Taavi Aasa juurde ja ütlesin, et on selline mure, et selle promenaadi avamiseks on vaja, et linn teeks korda selle ühe lõigu, mis oli täiesti läbimatuks. Oli lihtsalt kokku vajunud kivid ja selline kokku vajunud kallas. Siis Taavi Aas ütles, et jah, me teeme seda, aga siis, kui me saame selle merepäevadeks lahti. Ja siin me nüüd oleme mõni päeva merepäevadeni aega ja tegelikult linnavalitsus ja kommunaalamet käsi südamel tegid ikkagi fantastilist tööd, et põhimõtteliselt päevadega ehitati valmis puudu olev lõik kallasradadena, millele see promenaad võimalikuks sai. No siin on väga palju tegelikult pistmist ka kodanike algatusega, et kui aktiivsed on tallinlased tänasel päeval? Jaa, nad on väga aktiivsed ja see on väga hea, et nad on aktiivsed. Et tegelikult ongi nii, et ma ütlesin ka selle promenaadi avamise puhul, et tihti nagu näidatakse, kuidas on selline elanike ja ametnike vastasseis ja siis, et kuidas linn ja riik nagu ei saa omavahel läbi. Et tegelikult siin see promenaadi idee tuli kodanikelt, see oli kodanike algatuse korras. Meie võtsime sellest kinni. Meil ehitada omakorda oli vaja riigimaale, meil oli selleks vaja riigilt luba, me saime selle loa väga kiiresti. Et tegelikult minu meelest on see selline huvitav esimene pääsuke, et tegelikult kui tahetakse, siis tehakse koostööd nii, et vähe ei ole. Ja ma arvan, et kui sellise samasuguse suhtumisega jätkata, siis Eestis võiks ka palju suuremaid asju ära teha, et kui keeruline see 5% majanduskasv või palk